anname siis sõna edasi Kaisale. Tere! Mõtlesin, mida on naljakat öelda, aga tegelikult asume kohe asja kallale, sest meil on niivõrd head uudised. Nagu te näete, siis minu kõrval on siin üks täna õhtune peaesineja ehk siis wokipann. Ja ütlen kohe ära, et alates tänasest kuni 31. maini on ülihea sooduspakkumine Amve lehel. –35% sellele eluaegsele wokipannile, sest eluaegne garantii ja ta on tõesti väga eriline. Ma ei hakka laskuma, et miks ta nii eriline on, et ma soovitan lugeda sealt lehe pealt või siis küsida oma kutsujalt, et siin eelnevalt me just rääkisime, mida kõike sellega saab teha, küpsetada, keeta, ma ei tea, lasanjast, pitsani, supid, kana, wok, eks, mis on ju tavaline, mis arvatakse, et saab ainult sellega teha, aga tegelikult on mitu võimalust veel. Ja nüüd täna, enne kui me lähme teiste teemade juurde veel edasi, ma näitan ära, kui lihtne on teha selle potiga, imelik öelda, aga selle wokpanniga siis toitu ja väga tervislikku ja väga kiirelt. Ehk mul oli täna just või eile rääkisin ühe inimesega, kutsusin vaatama, kuidas ma süüa teen otse-eetris ja siis ta ütles, et tal ei ole aega, et ta imestab, kuidas mul on üldse aega süüa teha. Aga ma ütlesin, ega mina ei teegi süüa, et Aikuk teeb süüa, et sellepärast see nimi ongi Aikuk, mina panen asjad sisse ja lähen teen omi asju ja ma näitan, kuidas ta siis märku annab, et nüüd on valmis toit. Kõigepealt ma olen eelnevalt valmistanud ette siin sellise juurviljasegu, lisasin ka paprikat veel sellele tavalise õigele valmissegule ja ma lihtsalt vallan nad kõik siia. Siis on mul, kasutan täna sellist resti, mis tuleb siia keskmisele, millega saab siis selle poti pooleks teha, aga on olemas ka veel selline lootusõie rest, kuhu siis tegelikult saab panna liha peale nõrguma. Ma loodan, et on näha piisavalt hästi seda potti siin või võiks olla lähemal. Ma pärast näitan lähemalt ühesõnaga. Täna ma seda äärt ei kasuta, aga ma panen nüüd siia eelnevalt soojendatud wokpannile, mis on mul keskmisel kuumusel siin olnud vist vähem kui, ma ei tea, mingi 3-4 minutit. Ja tegelikult seda võib ka kasutada täiskuumusel, aga ei ole põhjust. Kui on tahta soov nagu wokkida kiirelt, siis muidugi, aga palun. Nii, panen resti. Ja valmistasin ette ka kanafilee, maitstasin linnuliha maitseainega ja ma panen nad siia niimoodi peenelt, lihtsalt, ma näitan kohe, milline ta pärast välja näeb. Oih, üks läks selline vahele, aga pole üldse mingi probleemi, sest kõik saab ilusti. Ja ma ütlen teile ära, et ma olen ka teinud marineeritud kanaga seda sama meetodil ja imehästi kõik toimis ja sai valmis, nii et ei olnud mitte mingit probleemi. Ja veel lisaks, kuna siin wokipannis maitsed ei segune, maitsed ja lõhnad ja kõik jäävad sellele toidule omaseks, mis tal olema peab, on mul kaneeliga magustuid pirnikettad. Sobib ideaalselt ka meie Healthpointi terviseprogrammi. Nii et need pirnikettad ma asetan ka siia. Ja me kohe näeme, et kas siis pärast on kaneeli maitsega, küsis mul kolleeg, aga ma ütlesin, et absoluutselt mitte. Sellepärast, et see Aikuk on lihtsalt nii võimas. Ma näitan nüüd, milline ta siin peal on. Nii, selline ta näeb välja, värviline, ilus, kaunis ja midagi muud ei olegi. Nüüd me ootame, millal gaas annab meile märku. On valmis saanud toit ja siin ta siis, ma panen
jah, minu pliidi keskmine kuumus on selline 6, nii et ma jätan ta ootama. Ja annan seniks sõna. Ma saan aru, et me võiks teha siin ühe põneva loosimängu vahepeal ja siis tuleme tagasi köögiteema juurde ehk siis praegu Sille ja Talis. Äkki teie? Siis jah, meie täna ei kokita, ei vokita. Et meie tahame siis välja loosida hulga kingitusi, mis on siis, mis läheb jagamisele 34 erineva loosi vahel. Ehk tegelikult osalejaid on 14. Et põhimõtteliselt, kuna meil on 10 kingitust, siis kui me nüüd tahaks igale ühele anda, siis peaaegu igaüks saaks kingitusel. Aga võib-olla mõni saab ka 4, võib-olla mõni saab ka 5. Et no, mine seda loosi on. Ja, mine seda teab. Et meil on siin juba, me oleme juba kõik agaralt juba töö ette ära teinud. Kõigime mina tegin. Vabandust, ma tahtsin ise sind kiida, aga no kes siis ikka ennast kiidab, kui nüüd ise ei kiida. Ja me nüüd segame niimoodi, et üks tuli välja. Segame. Ja siis Sille, sina hakkad siis võtma. Et täna me ei tee seda 5 viimast mängu. Täna me teeme esimest, et kes on esimene, see siis saab. Nii, läheb esimene. Silja Taal. Silja Taal. Silja Taal saab. Nii, kirjutan Silja. Näed, sa paned peale. Ja, nii. Järgmise, võta sa nii kaua siis, kuni sa loed. Oota, siin on 2 tükki, ma lasen ühe maha kukkuda. Siiri Kikas. Siiri Kikas. Ikka Siiri. Siiri saab. Palju õnne. Siiri. Oota, siis ma panen selle ühe tagasi, mis välja kukkus. Oota, üks kukkus, oota, vabatult üks kukkus maha. Lähme selle tagasi panna. Kohe. Kaisa. Kaisa saab. Aitäh. Kambaniidi. Nii. Kaisa, nii järgmine. Ma siis hoian ise, Talis kirjutab. Nii. Kes? Annela. Annela saab väikse hambapasta, palju õnne. Siit järjest võtan, meil Talisel on kõik ritta pandud, tema täna valmistas meil kõik ette. Nii. Marianne saab sellise asja. See on meestele, jah. Nii, teeme niimoodi nobedasti, kes siin on. Sandra saab deodorandi. Nii. Kes on? Sabine. Saab kätekreemi. Nii. Grete, meil on hea koostöö. Grete saab kehakreemi. On sul silt olemas? Nii. Ja 2 on veel. Olete ärevil või? Jaa. Silja Urva saab plekispray. Aitäh. Palun. Ja viimane. Silja ka kogu aeg hea palju. Kas teile ka tundub, mõnedel veab nagu rohkem kui teistel? Tundub. No, ei saa aru. Marju. Aitäh. Marju saab tualeti puhtaks.
väga vajalik. Ja nüüd, kui te arvasite, et kõik on läbi, Ja. siis tuleb üks üllatusauhind veel. Lohutus, ei lohutus meil ei ole. Lohutust, meil oli lohutust, oli See oli üllatusauhind. Marju, jah. Ja see on Marju, jah. Nii, no võta sina see. No. Tuleb siit, tuli 2 tükki. Ja. Ma tegin täna kuidagi võõtsad väiksed. No ei ole midagi, Silja Taav saab veel. Ja, jätsime viimaseks väikse kosmeetikumi. Nii, aga no. Ja siis tuletame siis meelde, et väga paljud on juba teinud 200 punkti selleks, et saada sellise huvitava A-tähega kohvri omanikuks, et see on Andrese nimeline firma. Ei olnud see Andres, see oli Andrei nimeline firma. Ei olnud Andrei ka. Amkäed. Ei olnud Amkäed ka. No te ise teategi, kus see on. Et siis nii maikuus kui ka juunikuus 200 punkti ja siis need, kes ei ole kohvrit saanud, siis nende vahel loosime välja siis selle kohvri. Et tasub igal juhul punkte teha ja tasub üle vaadata ka, et kes ei ole veel saanud aru, kui kasulik on teha kordustellimust. Meile juba see kordustellimus tuli nüüd teist korda. 3. korda me ootame juunikuus, siis ootame siis seda suurt allahindlust. Siis tuleb suur allahindlus ja reis Maldiividele. Niimoodi lubati meile. Ja. No see viimane oli küll nali, aga no võiks ju olla niimoodi, et noh, kordustellimuse eest sõidad. Unistada ikka. Kordustellimuse eest sõidad Maldiividele. Aga anname siis sõna edasi jälle õhtujuhile Kaisale, palun. Aitäh! Ei, no Maldiivid oleks küll hea variant kordustellimuse eest. Igatahes palju õnne võitjatele. Me läheme, kuna minu see vokipann ei ole veel hüüdnud, et keera kuumus kinni, siis ma annan sõna hoopis vahepeal Martinale, kes näitab meile ja räägib midagi väga põnevat. Nii et tere, Martina! Tau! Et mina räägin siis täna Aikuki nugadest. Ma olen natuke halva valguse käes. Aga ma loodan, et kõik näevad mind. On ilusti, väga hästi. Väga hästi. Lasen natuke kaamera alla poole. Et siin on siis need kuulsad Aikuki noad. Mina ostsin need nüüd eelmisel kuul vist endale. Lihtsalt millegi puhul. Ja mul oli uusi nuge vaja. Ja miks mitte osta siis Aikuki noad ja minu imestuseks on need veel paremad, kui ma kuulnud olin. Et ma ei ole isegi jõudnud neid teritada veel, sest selleks ei ole lihtsalt põhjust olnud. Ma mõtlesin, ma toon näitena näiteks tomati. Ma igaks juhuks lõikasin selle pooleks, kui keegi ei usu, et see on päris tomat. Ja ma võtsin siis mitte päris kõige väiksema noa, aga ühe väiksematest, sest isiklikult mulle siis selle noaga meeldib lihtsalt tomatit lõigata. Ja sellega saab teha mega õhukesed viilud, niimoodi, et see lähebki siit äärest õrnalt läbi ja seda ei ole näha. Ja ta jääbki mega õhukene. Ma ei tea, kui hästi mu siit käest näha on. On näha, väga libedad. Ja siis ma mõtlesin, ma lasin oma emal endale küpsetada ühe ciabatta leiva. Praegu väga populaarne leib. Ja ma mõtlesin, ma näitan ka selle puhul, kui mugav on siis Et siis ma arvan, et me kõik teame, et tavaliselt sellise sakilise äärega lõigatakse siis kas saia, leiba, sepikut, mida iganes. Ja see sepik on suht pehme. Ma korra näitan, et on ikka nagu pehme. Ja tihti on see vähem minu arvates, kui sa pehmed saia lõikad, siis ta läheb selliseks nagu lapikuks ja ei ole pärast ilusa kujuga. Aga antud juhul siis on tegemist täiesti ilusa sepiku või ciabatta lõiguga siis. Praegu ma lõikasin sellise enam-vähem paksema, aga kui soovid õhemat, saab ka poole õhema. Et selles suhtes nagu igale maitsele midagi
ja iga asja jaoks on midagi, et ongi eraldi, minu eelistusena siis saiale, tomatile ja muidugi eri suurused siis lihale, juurviljade, ükskõik mida ja kellele, kuidas. Et ma arvan, et igaüks leiab siit midagi ja minusugusele inimesele, kes on suhteliselt skeptiline avati asjade osas ja olen väga valiv asjade osas, siis minu jaoks oli see kindlasti üks hästi suur üllatus, sest isegi kui neid nuge vaadata, siis klassikaliselt ütleme, noad on eraldi osadena, aga siit ma ei tea, kas teil on näha, nad on täiesti ühes jupis koos. Et ei ole mingit vahelt, mingit eralduskohta, siis tihti lähevad noad katki täpselt selle eralduskoha juurest, et küll see kääbide kukub ära või murdub ära, et neid probleeme tegelikult on päris palju. Ja samuti, kui seda nuga vaadata ja niimoodi käe peale panna, siis klassikaliselt nad läheb emba-kumba kummale poole, sest tavaliselt on raskem kas kääbide või on raskem noade osa. Aga antud juhul, mu käsi väriseb, püsite täiesti sirgene, et selles suhtes mul ei lausa mitte ühtegi halba sõna nende nugade osas ja mina olen tavaliselt kõige suurem vinguviir oma perekonnas. Nii et minu poolt on nad igastahes heaks kiidetud. Super. Väga hästi. Martina, aitäh sulle nii esiteks niisuguse praktilise osa eest, et sa tõesti näitasid, et kes teab, kuidas on veel terved tomatid lõigata, et kuidas sa selle sälgu sinna saad, aga tõesti need noad on väga-väga teravad, kes nendega neid kasutab, siis olge ettevaatlikud. Ma ütlen siin juures, et Martina on kogenud köögi kuldkäpp, nii et tal tuleb see kõik suurepäraselt välja, aga tõesti ja see nugade kvaliteet, sa saad sellest siis aru, kui sa seda käes hoiad, et see nuga tõesti ise lõikab, et sa ei pea lõikama selle lõikelaua sisse suuri vagusid, vaid et see nuga on täpselt sellise raskuskesega, nagu Martina näitas, nii et väga suured tänud sulle. Ja noad on ka ikka saadaval lehel, et on tingimused, kuidas saab neid, kui olla lojaalne klient ja teha 100 punkti 6 kuud järjest, siis saab ka nuge järelmaksuga 0 intressiga, aga saab ka otse välja osta, nii et need on, ütleks ka eluaegne investeering, vähemalt, et ei pea neid uuendama. Teritaja on ka olemas, vot. Aga ma pean ütlema nüüd vahepeal, et see minu potike ikka veel ei ole häält teinud, aga ma arvan, et ta kohe teeb. Ma siin juures võib-olla siis lihtsalt ajaliselt on meil natukene veel minuteid, et on miskit jagada kellelgi mõne toote kohta, aga kui on, et siis niimoodi lühidalt ja emotsiooni öelda jagada meiega, et ma annan siis kohe märku, kui siit midagi tuleb. Et Sille näitaks ka, et mida ta tegi nüüd vokiga. Ma ei jõudnud jagada, ma näitan seda, kas te näete. Võin panna ikkagi. Seened või? Kohe, ei, see on kanatükid, ma lihtsalt näitan seda lootusresti. Jah. Näed, osa on juba valmis ja osa veel küpsed teise portsona. Mis sellest tuli, see tegid ka kuskil oli? Jah, läksid pärast. Väga ilus. Ja ma vaatan, ja siis tuli juba, jah. Siis tuli Putini kallistus. Oota, kohe ma näitan veel uuesti. Oota. Ja, aeg on. No vot, ja see on kas sul täiskuumusel voogitud või? Ai. Ilus. Nagu restoranis. Vot nii. Rõõmsalt. Viimased kukkusid nii toredasti. Nüüd võtsin just ära, viimast kukkus nii hästi. Nii et jah, tuli väga isuäratav ja väga värviline. Et selles mõttes, kui tahate oma külalisi
niimoodi üllatada, siis igal juhul Aiku Kvokiga saate seda raudselt teha, eriti kui te teete seda koos, et kutsute kõigepealt külla, vaatame selle. Osa. Kohe tulevad 4 viimast. Kas veel midagi kukub või? Kusjuures selles mõttes nii nagu ma eelnevalt ütlesin, et kutsuge sugulased, sõbrad endale külla. Ja ärge näidake neile seda videot, vaid tehke koos. Sest kui te nüüd nagu Kaisa pliidi pealt näete, siis varsti on seal toit juba valmimas. Ja tegelikult läheb see kiiresti. No ja ma näitan tegelikult seda, et mis see video praegu näitas, et mul olid muidugi need aedviljad valmis lõikutud ja kana, aga põhimõtteliselt ühe käega filmid ja teise käega viskad lihtsalt potti ja nii lihtne ongi süüa teha. Kui tohib, ma lisan siia veel juurde, et kui kellelgi on jälle, mina tulen selle oma laste või lastega, et kui need on teil peres, siis see on lihtsalt suurepärane vahend. See on täiesti see süsteem, mis aitab sind ja sa ei pea seal juures passima, sa saad oma lapsega või lapselapsega tegeleda ja see pott teeb ise ja need lapsed söövad seda, ka 2-aastane sööb väga hea isuga kõiki neid juurvilju, mis seal on. Nii et see on minu kogemus sellest. Me oleme sinuga nõus, Annela, väga. Jaa, absoluutselt. Ja kusjuures ma küll nii kunstiliselt neid juurviljusi ja potti ei asetanud, nagu Sille tegi, sellepärast vist pott natukene. Ma arvan, et mis asi veel võib olla, kui ma seda katsetasin, mul oli juurviljade kogus väiksem, ehk selle võrra tekib kiiremini see vesilukk, mis siis annab märku, kui on toit piisava niiskusastme saavutanud, et ma võiksin selle kuumuse maha keerata. Et praegu veel ei teki seda, aga ma ikkagi natukene ootaksin veel, sest mul on tunne, et ta kohe peaks tekkima siia, et te saaksite kuulda ja näha, kuidas see toimib. Ja siis juba võtan kuumuse maha ja siis ta jääb siia auduma, aga tegelikult see audumise protsess oli mul nädalavahetusel võib-olla siin tõesti mingi 7-10 minutit ja siis oli täiesti valmis. Et praegu, näete, kohe ma nüüd Tundub, et sul on seal mingi koll on või mingi vaim on sul seal sees. Ma pean läbirääkimisi. Ja nüüd te näete, te võib-olla ei näe, aga nüüd hakkas see vesilukk. See tähendab seda, et see pinna vahele tekibki vesi ja see potikaas käib nagu väga kergelt ringi. Ja nüüd ma panen selle 0 kuumusele, ta tõmbab selle vaakumisse ja ma lasen tal tegelikult siin antud juhul vaakumis olla vähem aega ja need kanad ju ma panin lihtsalt toorelt restile, et tundub, et kuidas ta siis, et ta saab valmis, ta saab tõesti ideaalselt valmis, kes tahab seda kana pruunistada, siis ilmselgelt täpselt nagu Sille näitas seda lootusresti kasutades eelnevalt see äär või poti põhjas siis ära pruunistada ja siis juurviljad lõppu. Et lihtsalt mina valisin praegu sellise variandi. Minu kogemus näiteks ütleb niimoodi, et kui võtta kana kintsuliha tükeldada, siis seda on nagu pruunistada ja vokkida parem. Aga kui võtta fileeribad, siis need praegu tulevad ju aurutatud fileeribad, et minu meelest need fileed tulevad nagu niimoodi aurutatuna, nagu hästi mahlased ja pehmed ja jälle, kui Annela võttis juba laste teema üles, siis võt, kui väikesed lapsed hakkavad nagu liha sööma alguses, siis see kanafilee niimoodi aurutatuna seal peal tuleb ikka nagu väikestele ka söömiseks niisugune hõrk, pehme, et teile mõnus. Et ei jää hammaste vahele.
just ja tõesti fileega on mul sama kogemus, et eriti kui pannil lihtsalt teha, siis nad kipuvad jääma just need, mis ei ole marineeritud, jäävad ikkagi natuke võib-olla kuivad, aga siin wokis aurutades on nad olnud ikkagi väga mahlased ja just see, et ka marineeritud, et muidugi seda marineeritud liha niimoodi otse, kui sa wokid, et siis see marinaat võib lihtsalt siia põhja, sa ei saa seda nii kiiresti ära nagu pühkida, et ta võib kõrbeda. Ma soovitaksin ikkagi puhast liha wokida, aga saab ka hakkama marinaadiga. Nii et praegu igatahes on mul nüüd tõmbanud see gaas siia vaakumisse. Ajaliselt meil on veel 5 minutit tooteõhtu lõpuni. Ma arvan, et ma teen selle varem küll lahti. Olen ka ise väga üllatunud, mis siin on, aga ma võin rääkida. Ja, Talis. Ja, ma tahtsin kindlasti rääkida seda, et kes on juba jõudnud tellida endale uut kataloogi. Mis on uue kataloogi eripära võrreldes varasematega? On see, et kui meil siin tihti peale räägiti, et kuulge, et sa jagad küll oma klientidele siin neid katalooge, aga et ei ole ju seal, kuskil ei ole hinda. Siis nüüd on pandud ka hind. See on külalise hind. Et võite rahulikult anda selle ja see on nüüd selles mõttes külalise hind, see on see hind, kui sina talle müüd. Et kui ta tahab kliendiks, siis kliendi hind on 12% odavamalt, aga et nüüd on tõepoolest on nüüd kõikidel toonetel on ka hinnad juures. Et selles mõttes on nagu, ma mäletan, et väga-väga palju oli, see oli nagu kahtepidi selline vaieldav, et ühed ütlesid, et on hinda vaja, teised ütlesid, et ei ole. Mõnest tekitas see sellist, et mis te seal salatsete oma hindadega, et nüüd on nad olemas. Ja see on nüüd siis kevad-suvi ehk siis sügis-tall tuleb siis jälle uus välja. Et kõik 4 aasta aega. Ja mis tahtsin öelda veel siis nende puuduolevate toodete kohta, et me katsume ise, tähendab meie Sillega katsume ise hästi operatiivsed olla, et juhul kui lehele tuleb mingi selline toode, mis on olnud laost ära ja tuleb natuke varem tuleb jälle tagasi, et siis me anname kindlasti seal Go21 teada, nii nagu praegu oli selle värvitud juuste palsamiga. Aga see on juba otsas. Aga see sai ka suhteliselt kiiresti otsa. Täna veel sai. Täna veel sai, jah. Juba sai. Vahepeal ei olnud, üks päev ei olnud. Aga et selles mõttes tasub neid, tähendab, kui teil on mingi selline lemmiktoode, mida te tõesti väga ootate, siis aeg-ajalt tasub vaadata, sest et see teavitamise süsteem alati ei tööta. See, et ta peaks sulle andma teada, et kuna toode jälle laos tagasi on. Ma tean, siin ühel sellel Rootsi firma liitähega algab, et sellel on ka samasugune teavitussüsteem ja see ka ei tööta. Nii et ega A-tähega firma ei ole ainuke maailmas. Aga nüüd jälle Kaisale sõna edasi. Ma tean ka neid teavitussüsteeme, mis tavaliselt, et see asi on juba müüdud, kui tuleb info meilile, et ta on laos. Mitte siis selle firma, aga üldse. Igatahes, teate, ma teen nüüd sellist hullust, et ma tegelikult, et ajas püsida, ma ikkagi võtan jõuga selle kaane siit varem ära. Täiesti eksprompt, vaatame, ma muidu hoiaksin veel vähemalt 5 minutit, et näha, mis siit on välja tulnud ja kuidas need lihad ja kõik välja näevad. No vot, nüüd on tegelikult üks teine väike probleem, et kuna gaas on nii kõvasti kinni, et ma ei... No näete, et ta nagu ongi nii kinni ja see on normaalne, sest et see tekib alarõhk siia selle kuumusega, et sellest nagu vabaneda tuleb lisada lihtsalt kuumust juurde. Ja et üks perekond Sillel Talisel kunagi oli, kes arvas, et potti ei anna süüa ja ongi kinni ja kui veel tõstada külmale rauale või kuhugi lõikelauale, et siis seda kaant ei, tõesti mingi jõuga ei saa. Ja ma panin natukene kuumust juurde ja siis lasete juba selle kaane ise lahti. Vot nii.
Oh, wow. Kui ilus. Ma pole nii ilusat toitu ammu näinud. Nii värviline. Vabandust, igatahes ma demonstreerin teile kohe, milline kaunitar. Kana on valmis. Kaneel lõhnab imehästi siin veel, aga see on täiesti eri. Ma ei mäleta, kas ma rääkisin, et kui siin tehagi niimoodi, et kala ja kana ühes potis ja kes ei söö kala, see sööb seda sama liha, mis on siin tehtud. Ma olen selle ära katsetanud oma õemehe peal, kes siis kala ei söö, aga serveerisin ja ma tegelikult näitan kohe seda kana ka, et teil ei jääks mulje, et kas nii, vaatame. Üks mul siia vahele kukkus. No nii. Ei tea, kui hästi näha on. Aga ma ütlen teile kohe, et siis on tõestusmaterjal ka. Nägite, panin ma täiesti toore kana siia, aga näete, täiesti ilusti tai liha. Oot, kus see tükk on? Nii, ja ta on tõesti nagu mõnusalt pehme, pole mingi veltann. Aga, ja need juurikad on siin kõik oma ilusa värvi jätnud veel, mis on väga tähtis ka tervisliku toidu mõttes. Ma vaatan, kas mul õnnestub neid juurikaid natuke lähemalt teile näidata. Selle resti siis saabki niimoodi ära tõsta ja tada! Siin nad on. Et õhtusöök sai valmis põhimõtteliselt, ma ei tea, mingi 20 minutiga ja väga tervislik. Ja kui me õhtul saiakesi ei söö, aga pange siis kaneeli pirnide peale, siis on väga hea lõhn juures. Võt nii. Selline toit. Aga ma arvan, et ma ei tea, lähme siis sööma näiteks. Jah, väga-väga super ja ma arvan, et meie nüüd paneme autole hääled sisse ja lähme siis nüüd Tammsalu poole ainult. Tulge ja, sest et ausalt öeldes kogused on nii palju suurenenud selle 2 paprika osas, mis ma siia lisasin. Aga mul on, ausalt öeldes mul oli natukene hirm selle kana osas, sest et ma ei lasknud ikkagi nii palju, kui ma olen tavaliselt lasknud, aga näete, ikkagi ta on ideaalselt valmis, nii et. Et nii vähe ongi vaja tegelikult kanale. No vot, tuleb välja, et ma olen neid üle küpsetanud tavaliselt siis. Nii et katsetage ja proovige ja jagage retsepte nii Go21 kui Munaklubis, kui ka lihtsalt helistage öelge, et teate suurepärane, et nii maitsev tuli, kõik söödi ära, ei jõudnud pilti teha. Just. Mul on mitu korda juhtunud, nii et pidin pildistama ja läks meelest. Ja, ma täiesti usun. Ja ma veel ütlen, et kes tahab magustoitu nüüd serveerida, et näiteks see Saaremaa kohupiima törtsi peale panna veel. Kas pole? Äkki sa maitsed nüüd ja siis nii nagu kommunistile ütled, et kas siis seal on siis seda kana maitset või ei ole? Hea mõte. Ma teen endale siis sellise väikse tükikese. Nii, ma teen ilus serveerin kana. Kana pole siin üldse tunda. Ei ole ka mingit paprikat ega muud. Väga maitseb täiesti pirn ja kaneel, aga soe pirn. Teate, kui hea see on? Otse eetris. Süüa ja täissuuga rääkida. Igatahes proovige ja ma olen küll väga uhke enda üle ja selle. Ma olen väga tänulik, et see pott on mul olemas. Super. Nii et ma loodan, et saite häid mõtteid. Hoidke siin peal meie pakkumistel, mis on õigemini Amway pakkumistel lehel ja 10–31 on siis tõesti see Woki pakkumine, aga ei ole ka välistatud, et võib see Wok otsa saada enne, nii et kellel on see mõttes, siis kiirustage.
ja me kohtume juba reedel. Jah, See on just 13 reede, õnnepäev, kell 8 õhtul. Nii et olge kohal, tulevad põnevad teemad. Tore. Aitäh, Kaisa. Väga tore, aitäh, Kaisa, ilusat õhtut Teilegi. ja isu ka kõikidele. Aitäh.